Nii, tere kõigile, kes on koha peale jõudnud täna ja kes on meid kodudes vaatamas siis, et sellel kaunil emadepäeval. Ja tõesti võime öelda, et on kaunis päev täna ka. Et see vihmane periood on ehk mööda saanud ja lõpuks on lootus soojale ja suvele ja muidugi enne kõike täna tervitame kõiki emasid ja vanaemasid ja võib-olla ka vana-vanaemasid, et te olete väga kallid ja tähtsad. Ja sellel päeval eriliselt meeles peetud ka, ma usun, igaüks teist. Aga me kuuleme kohe laulu veel ja meil on hea meel, et te olete saanud jälle tulla ja Maiele ja tüdrukutele ja Asmusele, nii et te esinete meile täna. Ja saame koos palvetada ja kuulata ka Jumala sõna ja mõned mõtted, mis on südames, nii et ja ka muidugi leiba murda, sest me ei ole mitmed kuud saanud kokku tulla enam füüsiliselt, ainult interneti teel, sellel vahendusel, aga sellisel viisil, kui täna siin oleme, ei ole päris pikka aega kohtunud. Nii et suur rõõm, aga palvetame koos ka ja anname selle aja taevaisa kätte ja loodame kõigest tema peale. Kallis taevan isa, me täname sind, et sa oled hea isa ja sinu süda on olnud kogu aeg oma laste poole. Sinu süda on nii isa süda kui ka ema süda, sest sina oled see, kes kogud kokku ja kaitsed ja hoiad ja me täname, et sa oled meid hoidnud, sa oled meid läbi kandnud. Aitäh sulle kõige eest. Aitäh, et sa õnnistad seda tänast aega, kus me oleme võinud kokku tulla ja pidada tähtsaks emasid. Aitäh sulle kõige eest, Jeesuse nimel. Amen. Nii et olge head. Saate jätkata siis. Laulus on su laul.
aitäh, kohe tuju rõõmsaks ja hetke pärast me kuuleme ühe laulu veel ja ma usun, et saab rõõmustada ka meie südameid. Tervitame, kes on tulnud veel vahepeal, et suur rõõm näha ja kõiki, kes te ka kodudes vaatate. Et mõned mõtted, mis mul südames tänasel emadepäeval on, tegelikult eelmine pühapäev istusime Helmega kahekesi ja jagasime ja teda on nagu kogu aeg hüütud emmeks tegelikult läbi selle aja, mis ma tean, ja kui me emade peale mõtleme, siis meil kindlasti igaühel tuleb see oma enda ema pilt, kui me mõtleme ema peale silme ette. Ja milline see meie ema on olnud, selline on meie ema pilt ka. Ja tihti, kui Jumalast räägime, siis me räägime Jumalast kui isast. On ju nii? Jumal meie taevane isa. Ja me Jumalat kujutame millegipärast sellisele mehisena rohkem ette. Aga Piibli algusaegadelt on väga huvitav, kui ütleb nii, et Jumal lõi nemad meheks ja naiseks. Ja ta lõi nad Jumala olemuse või näo või kuju järgi. Siis see tähendab seda, et tegelikult kui Jumal lõi inimese, siis ta ei lõi ta meheks ja naiseks, ta lõi ta emaks ja isaks. Mõlemad pooled on Jumalas, kui nad on Jumala kuju järgi loodud, tema olemuse järgi loodud, siis Jumalas on need mõlemad pooled olemas. Nii isa pool kui ema pool. Ja tihti, kui me ka Piiblit loeme, siis võib-olla meile tundubki, et tihti see Jumala süda või see on rohkem ema südame moodi kui isa südame. Ja üks meile väga tuttav kirjakoht on Matteuse evangeeliumis, kus siis Jeesus toidab neid, kes tulevad. Tal on üks kaastunne ühel hetkel, te teate neid lugusid. Ühes on 4000 meest ja teises on 5000 meest. Ja muidugi öeldakse, et neid ei olnud mitte 4000 ja 5000, vaid seal olid naised ja lapsed ka veel lisaks. Et Jeesus toidab seal mõne leiva ja kalukesega neid ja ime juhtub, kõik saavad söönuks. Aga see, et tal oli kaastundmus, ta ütles oma jüngritele, andke teie neile süüa, siis ma usun, et see on midagi, mis tegelikult on ema loomuses. Kui lapsed tulevad koju, no mina mäletan, minu ema on nüüd juba taevakodus, aga alati, kui mina läksin koju, no siis laud oli kaetud. Et see emade kuidagi loomuses, kui lapsed tulevad, nad süüa peavad kindlasti saama. On nii. Eriti, kui nad juba kaugemal kuskil, lapsed ei ela kodus enam, siis kui keegi tuleb koju, siis pidulaud on alati kaetud. Ja ma usun, et see on midagi, mis on Jumala nagu süda tegelikult, ta tahab hoolitseda oma laste eest, ta tahab neid riietada, tahab neid katta, tahab toita neid ja kaitsta ka. Ja Jeesus ka palvetab tegelikult ühes kohas, ütleb Jeruusalemma pärast, ja ta ütleb, et ma tahaksin nagu kanaema koguda teid enda rinnal, hoida seal. Ja see selline kaitsmine ja hoidmine, see on ka just, mida ema teeb. Ema on kujutletud tegelikult ka, Jeesus ütleb ühes kohas, et ma lähen teile asemeid valmistama. Ja teame, et täna need paigad on juba valmis meie jaoks, aga see asemete valmistamine, pesa valmistamine, linnuemad ja nemad teevad seda väga füüsiliselt sellise pesa. Ja siis panevad pehmeid sulgi sinna, et poegadel oleks pehme, aga tegelikult on just emad, ma usun ka need, kes kodus valmistavad selle turvalise pesa. Seal on hea olla. Väiksel lastel muidugi kõige esimene see turvapaik on emme kõhus. Seal nad kasvavad 9 kuud väga turvaliselt ja kui nad sünnivad, siis see kontakt, mis tekib, et just emaga. Mina isana võib-olla saan ainult kõrvalt vaadata ja rääkida sellest. Aga ma näen seda, et on väga sellised emalikud jooned ja on isalikud jooned. Ja kui ma mõtlen, et Piibel räägib meile tingimusteta armastusest, on ju nii? Tingimusteta armastus. Jumala armastusel ei ole tingimusi tegelikult. Siis meie inimeste keskel see armastus on tihti
tingimuslik selline. Noh, kui sa seda teed, siis ma. Et oleneb sellest, kuidas sa käitud ja nagu isana ma võin tihti öelda ka, et ma arvan, et isad on rohkem sellised tingimuste armastajad kui emad. Et see tingimusteta armastus tegelikult on ka väga emalik armastus. Ja see tuleb sellest emad, ema armastab lapsi täpselt sellistena, kui nad on. Isadel on, ma oma kogemusest võin öelda, et natuke raskem on seda tihti aktsepteerida. Ma ei ole väga hea selles olnud, aga ma usun, et koos oma taevasseaga käies ma õpin seda rohkem. Aga emadel tuleb see kuidagi loomulikumalt välja. Et kui keegi on, kas sa oled koolis või kuskil, te olete siin enamus koolis käite, et siis, kui sa tahad head hinded, siis on kõik hästi. Aga kui sul on jamad hinded, siis ei ole hästi. Tegelikult Jumala süda, see Jumala isa ja ema süda ei ole selline. Jumal armastab meid täpselt sellistena, kui me oleme. Piiblis on üks lugu, kus ema süda tuleb, ma usun, väga hästi esile, see on kadunud poja lugu. Ja väga paljud teate seda lugu ka. Ja seal üks poeg läheb ära ja teeb kõik valesti. Ja ma arvan, igas peres on natuke nii, et on väga erinevad lapsed. Mõned lapsed on, meil on 3 tütart ja kõik tütred on väga erinevad. Ja mõned on sellised hästi paid ja kunagi pahandust ei tee ja siis teised ainult teevad pahandust kogu aeg aga tegelikult see isa ja ema armastus oma laste vastu on see, et nad armastavad kõiki ühtemoodi tegelikult. Võib-olla nende peale natuke rohkem tõstavad häält, kes rohkem teevad, aga see ei tähenda, et nad vähem armastaksid. Ja Jumal ka, meie isana, meie emana selles mõttes ka, meie taevas isa ja emana, ta armastab meid kõiki tingimusteta täpselt ühe palju. Hoolimata sellest, kui palju me elus asju valesti teeme, tema armastab ikka sama palju. Nii et selline on tegelikult Jumala armastus, Jumala ema armastus ja isa armastus. Ja ma usun, et ta tahab seda armastust meile näidata, et me võiksime kogeda seda ja isegi kui meil ei ole olnud armastavat ema ja isa, siis Jumal tahab olla selleks emaks ja isaks meile, kes annab selle armastuse meile. Ta ütleb, ta ei jäta meid ormudeks, ta ei jäta meid vaesteks lasteks, vaid siis on meil taevane ema ja taevane isa. Minul olid mõlemad, nii ema kui isa, aga ema oli hästi kiire tööl, tegi mitme töökoha peal, mul oli parim ema, kes üldse olla saab. Aga tal lihtsalt ei olnud aega minu jaoks. Ma pidin ise nii-öelda üles kasvama. Ja isal olid omad teised asjad. Nii et ma ei saanud seda tegelikult lapsena, mida ma tegelikult oleks juba rohkem igatsenud. Tehagi põnevaid asju koos, emaga koos, nagu Marjusin läks enne pojaga jalutama lihtsalt. Sul oli üks tagamõte, et minna, aga see, et sa võid võtta aega. Ma usun, kui meil täna on aega, siis kallid võtkem seda. Et olla oma lähedastega koos, veeta peredega koos aega. Ja see on nii tähtis. Ja aitäh, et olete täna tulnud ja me võime siin koos olla ja rõõmud seda selle üle, et üle hulga ajal jälle on vabadus kokku tulla. Ja ma tahakski jälle anda siis järje üle meie lauljatele ja siis ka veel hiljem saame murda leiba koos ja tõesti olla tänulikud selle eest, mida tema on teinud. Ja ta tõesti armastab meid kõiki sügavalt. Amen. Nii, olge head. Olen sust ühed see ainus mu süü praegu
aitäh sulle, et sina kosutad meid erinevatel viisidel. sa kõneled meie vastu erinevatel viisidel. võime minna välja ja kuulata linnulaulu ja sa kõneled meile. võime kõndida looduses ja kõneled meile. võime kuulda ilusat laulu ja sa kõneled meile. või vaadata ilusat kunste ja maale ja erinevaid loomingut ja saad kõneleda selle kaudu meile. ja me palumegi, et kõnele meile, räägi meie südametesse, täida meie südamed oma armastusega, et me võiks tunda seda isa armastust ja ema armastust. ja me õnnistame tõesti tänasel päeval kõiki emasid ja palume nende eest, et keegi ei peaks olema üksinda, kõiki vanaemasid ja vanavanaemasid, ole nendega, ka sellel keerulisel ajal, kui pered võib-olla ei ole palju aega tohtinud kokku saada, aga ärgu keegi tundku ennast üksi. olgu sinu ligiolu ja lähedus iga üksikuga. ja issand, hoia ja kaitse meid ka järgneval, sellel tänasel päeval veel järgneval nädalal. Jeesuse Kristuse võimsal nimel. Aamen. Aamen. olge õnnistatud.